otsitakse uut poliitilist korda. ei tea, kus ta on. Vaata oma laua alla ka. No hommikul tulin, vaatasin mitmele poole, ei näe kuskil olevat. Aga otsitakse. Selle otsimise peale läheb muidugi hulk aega, mis kõige tähtsam hulk raha ja nii edasi ja nii edasi. Aga kas siis see tähendab seda, et meie praegune poliitiline kord, see on ülestunnistus, et meie praegune poliitiline kord ei kõlba? mis on poliitiline kord? Tahetakse ilmselt öelda poliitilist süsteemi. No süsteem või kui üks asi on poliitiline, siis ta on sutisitem kui see asi ilma eesliiteta poliitiline. Tähendab, kui Eestis oleks kord, oleks kõik korras. Aga kui on poliitiline kord, võt, siis on mängus ka litsid poliitilises mõttes. See on nagu demokraatia. Demokraatial on ees, ma olen kogunud tänaseks üle 30 epiteedi saanud. Liberaalne, läbipaistev, rahva esindus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis saa siis aru, millest tegelikult jutt on. No ei ole võimalik. Aga olgu, üks kohe kade hakkab. Heido Vitsur on öelnud ühe lause välja, minu meelest. Ta võtab kokku ühte lausesse meie praeguse tänapäeva. No mis ta pöörduma praeguse? Lihtsalt tänapäeva. Praegu ongi tänapäev. Ei ole vaja lisada seda mingit praegust. Olgu. Milline skisofreenia, kanatunded enne potti panekut on olulisemad kui pensionäri elujärg. Ja kui seda kujundlikult laiendada, siis tal on nii õigus, et see õigus ei mahu meie riiki. Jah.